Okei. Täna ma teen midagi sellist, mida ma kunagi iseseisvalt teinud ei ole selle ratta juures ega ühegi teise ratta juures. Nimelt vahetan ma välja siis esirehvi. Siin veel originaalrehv all veel esimene. See on sõitnud mingi üle 12 000 kilomeetri. Ja ta on juba üsna kulunud, seda nagunii ei loeta heaks rehviks, see rehvil. Nii vahetab selle kohe välja esimese asjana. Mina olen 12 000 sõitnud. Minu arust saaks natuke veel sõita, ma ei kurda isegi, minu arust on täitsa hea rehv olnud. Aga nüüd on aeg see ära vahetada. Uus hooaeg on juba võiks öelda alanud. Ja rehvi vahetus on midagi sihukest, mida ma ei ole teinud, nagu ma ütlesin, mida ma pean väga oluliseks osata seda teha, sest ma sõidan suhteliselt uue rattaga. Tõenäosus, et mind mingisugune tehniline viperus tabab, on olemas, aga väike uue ratta puhul. Aga see, et rehv katki läheb, selle tõenäosus on täpselt sama palju nagu vana ratta puhul, et see on alati olnud mul sihuke tetti sõitis kuskil pärakõrgus olles sihuke paras hirm kuklas, et kui mul rehv läheb, mis siis saab. Isegi mul on tegelikult rehvi need heeblid kogu kaasas olnud, ma ei ole reaalselt kunagi vahetanud. Ja siukseid asju on ikkagi parem ju harjutada ja kätte õppida oma koduses garaažis, et siis on juba metsas seda lihtsam teha. Ehk siis vaatame, mis sellest asjast saab ja mille vastu ma selle päevi ja kilomeetreid näinud rehvi siis vahetan. On Pirelli MT21, siuke väga populaarne valik. Aga enne kui me jõuame uue rehvi pealepanekuni, siis see alt ära. Hakkame pihta. Esimese asjana. Mul on juba ratas alt ära võtnud. Oleks esimene asi ratta alt ära võtnud. Aga esimese asjana siis õhk välja. Õhk välja, selle jaoks on siis siin see on spetsiaalne võti, millega saab selle ventiili sügavikkused välja keerata. Sellega on muidugi jälle see teema, et seda välja keerata eriti kuskil looduses olles ja kui teil neid ülearvu ei ole, siis tuleb ettevaatlik olla, sest see lendab siit õhusurvega. Õhusurvega ära lennata. Tagumise rehvi ma lasin eelmise teada ära vahetada. Aga ma lasin teha siis motordis töökojas. Aga nüüd ma otsustasin et aeg on ise õppida seda tööd tegema. Väga kasulik oskus. Sain selle juvina kätte. Mis järgmiseks teha tuleb, on siis Bright the Beats. Ehk siis need midagi peaks saama ei vihasta. Ja see tundub olevat pehme kumm, rehv.
milline see viis välja, kuidas see välja peaks näha. Aga mul on tunne, et siit saime läbi küll. Siit peaks samamoodi. Ahah, et see rehv läheb siia. Selle ka nii lahti küll. Jah. See on hea mõte. 10 ja 12. Selle unistus. Nii. Ja nüüd tuleks siis küljest ära. Rimlappi mul ei ole, sellega pole muret. Panna ka, mul on siin siuksed rehvi väljakaitsmed. Selle komplektiga olid kaasas AliExpressi kraam ja alla. Teisele poole suruda, siis tuleb rohkem fooni. See väljakaitse rohkem nagu segab siin minu meelest. Kasutada ka, eks ju, mingit seebivett soovitatakse. Võib-olla peabki. Peale. Nii. Keskmiselt ära võtta.
siia panna. Kui ei taha minna, siis võib järgi anda. Lihtsalt kust ise välja. Ei rohmeks edasi minna. Lõhutseme sisekummi ära, ma tahan seda sisekummi kasutada. Üks pool on käes. Nüüd on see hetk, kus võiks mõned ütlevad sisekummi välja võtta. Kus on? Võeti lõhkunud ära. Oi, siin on roostet. Nüüd ikka ostma selle meieks spetsiaalseid ventiilikorka või nagu otsikad, ei lase veel sisse minna sinna ventiili vahelt. See on ikka päris jube. Miks seda vähe on? Täiesti roostes. Nüüd näiteks trackil olles saaks juba tegelikult see jõuumbel pätki, saaks selle ära paigata. Aga minul on vaja terve see rehv välja. Ilmselt need, kes teinud on, need praegu vaatavad ja naeravad. Eriti nii juhtub. Ütleme siia. Okei. Sain aru. Lükkan siia ja keskelt siis keskelt võtan. Siia. Ja siit võtan. Nüüd võiks küll juba ise läkki tulla. Nii. Tuli ära. Nii. Pean nentima, et see rehvi mahavõtmine oli palju lihtsam, kui ma arvasin. Eks muidugi pealepanek
on keerulisem ilmselt ja see Pirelli MT21 on äkki natukene jäigem rehv ka kui see originaal. Siia on kõvasti mingi kraim tekkinud. Liiga palju VD40 ei ole veel mitte keegi öelnud. Nii, kolmandik tööd on tehtud ja nüüd tuleb siis uus rehv alla panna, et kui mul ennem oli rehv mõõtudega 80, 100, 21, siis nüüd läheb alla 90, 90, 21. Peaks olema natuke laiem. Ja see pidi olema hea. Et vaatame, mis saab. Ja. Teine kolmandik tööd siis. Seebivett väga jällegi. Ajal ju seebivett ei ole. Katsume niisama hakkama saada. Katsume lihtsalt sellest. Nii. Muidugi peab panna ennem see sisekumm sisse. Ja selleks, et ta seal sees ilusamini oleks, tuleb siia sisekummi natukene õhku panna. Ja mul on siin siuke mõnus käsikumm said. Ja ma ei ole kordagi kasutanud õnneks või kahjuks. Pole mul seda vaja läinud, aga see on siuke mõnus pansik. Paneme siis selle siia sisse. Praegu kuskilt veel sisinat ei kosta. See on hea märk. Aga nüüd tuleks siis see. Äkki õnnestuks seda abimeheta see sisse saada. Läbi. Läheb otsa. Ahah, see on läbi. Ja siia annab siis juttu peale panna. Nii, ja siis nüüd.
nipsele, siit tuleb see teine pool tõmmata sinna keskele ülesse. Paigas. Järgmine kord on nagu lihtsam, aga sellepärast ma seda teengi. Et järgmine kord oleks lihtsam. Nii, ja nüüd see pool peale. Kõige raskem osa. Aga vahepeal siin õppisin hästi väiksed sammud. Jäi see viimane pingutus praegu kaamerast välja, aga selle sama teist ma alla ei saanudki, et väänasin seda ja surusin siia peale ja läks. Vaatame korra seda MT21 ka, et ma ei tea, kui oli siin kaamerast näha on. Et see on ikkagi korraliku klotsiga tegemist siin, et kui me paneme maha võetud rehvi kõrvale, noh, see on ikka vahe. Jah. Et siin on klotsi jäänud mõni mill, siin on pea sentimeeter seda. Et see peaks nüüd mõnusamaks maastikusõidu küll muutma. Ehk seda näha ole. Vot. Ehk siis võib öelda järjekordne edukas operatsioon. Et nüüd ma tean, et ma saan iseseisvalt omal rattal rehvi vahetatud, õhukummi vahetatud, et ma ei pea metsas seda tööd pelgama või pelgama seda, et mul kuskil rehv katki läheb. Nii kaua kui mul on tööriistad kaasas ja tavaliselt mul on kaasas, siis ma tee peale ei jää selle purunenud rehvi pärast. Vot, ja see on oluline teadmine.